Siis ühel hetkel ärkab Aleksander ja tõstame kummagi kaisu. Täna on meil hommikusöögiks võikud, Edisu kallis. Tuleb ära märkida, et kuna puder sai otsa, sellepärast. See on meie esimene hommik, täna on 35. päev ja see on meie esimene hommik võikudega. Üks, millega peame veel igapäevaselt silmitsi seisma, on meie veekanister. Ühest paagiteest jätkub meil tavaliselt kuskil 3-4 päevaks ja siis me leiame tavaliselt selliseid avalikke kraane, kus me saame oma veekanistrid ilusti ära täita. Ja sulle teile! Tšau Rooma biopark! Siin on liiga palju koeri. Kui sa oled vanlifer, siis tuleb isadepäeva tähistada McDonaldsis. Kuule, kas issi ei peaks olema see õnnelik, kes praegu väljub või? Joonista Brunole suu. Seda kõik neili koos. Joonista silmad. Nina. Kell on 7, me oleme tänaseks sõitmise lõpetanud, oleme omadega jõudnud Piisasse, järgmine peatus IKEA. Said või? Me lähme ostame garaaži jaoks ühe riiulisüsteemi, et meil oleks parem organiseerida oma asju ja siis Marianne soovib ühte teepotti ja ainult nende kahe asja pärast lähme, jah? One eternity later. Ja vaatame, mis me IKEA-st saime. Endale riiuli, mille meil üks juba taga on. Siis minu kleitide jaoks üks ümbris, suur teetass. Nii, aga meie oleme nüüd sättinud ennast siia ilusti jõulutuledega. Emme, nüüd ma ei näe. Ma ei näe. Tšau! Ja käia tööd! Ja tööd! No nii, tere hommikust! Startusime täna hommikul Piisast. Torni juurde me ei läinud, sest ilm oli nii kehv ja otsustasime, et hakkame hoopis sõitma Prantsusmaa poole. Väike guugeldamine näitas, et tasulise tee peal läheks Piisast Monaconi 3 tundi 40 minutit ja tasuta tee pealt läheks 12,5 tundi. Ja me sõitsime umbes 2,5 tundi, siis selle tasuta tee peal saime aru, et me ei liigu mitte kuidagi moodi edasi. See oli lihtsalt 30 ala, 50 ala, 30 ala, 70 ala ja väga palju pöördeid ja väga raske oli sõita. Nii et nüüd me siis keerasime poole pealt kuskil kiirde peale, võtsime pileti ja nüüd tuleb esimene tollipunkt, nii et vaatame, palju see meile maksma läheb. Thank you. No vähemalt on ilus mägi. Mina pakkusin läbisõidul 17 eurot, Marianne pakkus 23 eurot. Lõpptulemus 32. Aga seest me võitsime umbes 9 tundi sõiduaega, nii et see tõenäoliselt oli seda väärt. Aga nüüd me oleme Prantsusmaal ja täna õhtul vaatame ilmselt kuskile Nizza või Cannes'i kanti ööbimise. Tere hommikust, sõbrad! Viimati te nägite meid Piisa juures. Pärast seda me oleme natukene rohkem keskendunud sõitmisele ja täna ongi üks tähtis päev, sest me jõudsime Hispaaniasse või 10 meetri pärast sõidame üle Hispaania. Nii et järgmine vlog juba Hispaaniast.